päevast, kallis TV6 televaataja, sina vaatad Võidustuudiot, mina olen teie saatejuht Kadi ja enne kui mänguga pihta hakkame, tutvume ka reeglitega. Kõige tähtsamaks reegliks on, et pead olema täiskasvanud ehk 18 aastat vähemalt nõuame sinult panust. Pea ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne siia poole on 2,50 €. Ka siis, kui siin stuudioliinile ei valita ja kes valitakse stuudioliinile, see asi käib juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Kellel on õige vastus, loodetavasti sinul telefoninumber on juba jõudnud ekraanile 9001020, pane see endal telefoni mällu, kuna 300 € läheb loosi esimesele, kes ära arvab õige vastuse. Reeglitest veel selle võrra, et all ekraanil jookseb neid ka ja kõige täpsemad on kõigest kenasti lahti seletatud meie veebilehel, milleks on www.voidustuudio.ee. Nüüd aga mäng käima, mingi püramiid, klotsid, tähed järjekordselt. Mingi loomariigi esindaja on seal peidus, kasuta ainult neid tähti, kas või korduvalt, aga peasid ainult nendest tähtedest on see kokku pandud. Kui on vastus olemas, siis aga välja valima meie stuudioliini number, milleks on 9001020. Kes esimesena saab liinipidi ühendust, kas on õige vastus olemas? Loodame nii. Rohelised tähed, mingi loomariigi esindaja, sobib siis looduse teemaga kokku. Õige vastus on ümbrikus peidus nii kaua, kui keegi ära arvab. Ole sina meie esimene pakkuja. Kui läheb hästi, see ongi just see, mis on ümbrikus olemas ja ma saan sulle välja käia 300 €. Hoiame sulle pöialt, siis hoia sina ka endal, aga vaata kõigepealt vastus valmis. Rohelised tähed, seal neid on mõne võrra. Mingi loomariigi esindaja saad kindlasti kätte. Ole ka julge ja ole siis esimene helistaja. Vastus on silmees. Silmees on püramiidis klotsid. Klotsidest kokku pandavad tähed rohelised. Mingi loomariigi esindaja saad kätte. Ja ainult vastusest siin mängus ei piisa. Kui tahame mänguvaim sees hoida ja endale raha ka võita, siis 9001020. Mida pakud sina mulle välja? Ole esimene pakkuja, kindla peale leiad sealt juba mingi loomariigi esindaja siis välja. Tähti on mõne võrra, arvestan kokku lausa. Tegelikult ei arvesta ka, läheb liiga kaua aega. Ei ole kõige parem matemaatikapea. Niimoodi ei lõppe see mäng mitte ealeski, keegi peab mingi vastuse mulle ette pakkuma ja siis saan vaadata, kas on ümbrikus olev vastus, see, mis sina pakud, või jõuab tahvlile. Tahvlile kirjutan punase markeriga kõik valed vastused ülesse. Siis ei pea keegi korduvalt apsakaid nii-öelda tegema. Kuna võidu käin välja ainult õige vastuse puhul 300 € sellele, kes arvab ära, mis on õige vastus ümbrikus olemas. Kuna ma ei saa igavesti siin oodata, siis teeme järgmiselt. Teeme niimoodi, et 1 minutise kella paneme käima 3, 2, 1, 0 nüüd niimoodi. See tähendab seda, et selle aja sees on tarvis sul leida vastus ülesse. Kui on vastus leitud, tead, et sul on ka vanust 18 aasta võrra vähemalt, siis vali välja 9001020, kas või mitu korda. Siis on paremad võimalused stuudioliinile saada, kuna keegi valitakse. Kes on meie esimene pakkuja? Kes leiab mingi loomariigi esindaja neid tähti kasutades? Kindla peale leiad mingi ülesse. Kirjuta kas või mitu tükki endale üles, aga üks korraga tasub öelda. Muidu me ei võta arvestusse ühtegi vastust. Üks korraga öelge siis stuudioliini pidi. Pool minutit on aega, 30 sekundit vilkus seal. Selle võrra siis vali välja stuudioliini number 9001020. Vaata ka valmis sealt. Nüüd on siis 20 sekundit. Asjaga on kiire, ole meie esimene pakkuja. Otsi kähku välja, kiiresti midagi välja. Nüüd tasub olla esimene. Võib-olla on see just see õige vastus olemas, mis meil on seal ümbrikus peidus. Seni kaua on ta seal, kui keegi mulle vastuse ette ütleb 5 sekundit aega välja valida 9001020. Ole kärme, helista kas või mitu korda. Aga peaasid jõudsid valmis valida. Telefoniliini numbri siia Võidustuudiosse. Kes on meie esimene helistaja? Kes ühendatakse siia esimesena? Kas on õige vastus? Selgub kohe-kohe. Mis on teie pakkumine? Öelge siis kenasti kohe ette. Aga teie, vaadake veel igaks juhuks juba valmis. Vastuseid sealt, kui äkki ei lähegi täppi, kes teab, mis pakutakse esimesena. Kes saab ühendust? Kes pakub siia mingi vastuse? Kas läheb täppi? Põnevusega ootan. Valed vastused jõuavad tahvlile ja õige vastus on peidus ümbrikus nii kaua, kui keegi ära arvab. Kes on meie esimene helistaja? Kellel on au olla, saada mäng lahti teha nii-öelda. Kell viigub 0, nii et tähendab seda, et keegi arvatavasti on kohe peatselt siia poole teele liini pidi. Kas tõepoolest keegi
keegi leidnudki ülesse meie vastust, mis on nendest klotsidest kokku pandav mingi loomariigi esindaja. Rohelised tähed, kasuta ainult neid kas või korduvalt. Aga peaasi, et mingi loomariigi esindaja on leitud. Milline? Ei saa ette reeta. Otsi ise. Sinu silmad on kuningad. Ja kes otsib, see leiab. Lastele meeldivad küll klotsimängud, aga meie mängime ainult täiskasvanutega. Ainult täisealised võivad helistada, kuna suurte summadega on tegu. 300 eurot on juba laekunud sinna meie auhinnafondi. Kas käime selle järgmisel helistajale juba välja? Selgub kohe peatselt. Põnevusega ootan. Kes on liinipidi seal? Ja kas on õige vastus? Nii kaua võite helistada 9001020, kui keegi on liinipidi ühenduses. Siis kontrollime muidugi üle, kas on vastus õige või mis teema on. Mina ikka ootan õiget vastust, kuna tahaks juba raha välja jagada. 300 eurot on imekena summa. Mahub nii ühe kui teisegi inimese rahakoti vahele kindlasti pugema. Kes on meie esimene helistaja? Ole sina. Minul on mänguvaim sees, aga minul on tarvis, et sinul on mänguvaim sees, kuna mina ei saa seda raha endale võita, sina aga võid. Ja lennutada tahaksid raha välja. Mis on loomariigi esindaja, mis on peidus? Vastus on sul silme ees, te ju näete seda vastust. Tähed on lihtsalt natukene pahupidi. Pane klotsid teise järjekorda ilusasse rivvi need säti. Siis ongi vastus olemas. Kas tõepoolest 7 minuti jooksul ei ole ühtegi kõnet? Mis imemäng see meil täna on? Mis toimub, inimesed? Aktiveerige ennast. Valige välja 9001020. Asjaga on kiire, kui tahad rahale välja. Mis välja? Jaole saada. 300 eurot on siis sinu oma, kes esimesena välja pakub õige vastuse. Mis on übrikus olemas? Ma ootan esimest kõnet. Vaatame, kas on. Mida pakutakse? Rohelisi tähti ainult kasuta siis, ainult rohelisi. Kas tõepoolest pole ühtegi helistajat veel siiamaani? Mis toimub? Kas keegi ei leia ühtegi loomariigi esindajat sealt ülesse? Väike töö tarvis ära teha. Ja väikse töö eest 300 eurot võin välja käia, siis kui on vastus õige. Mis on ümbrikus olemas? Teeme niimoodi, et peidame selle kella siit ära niimoodi naksti. Ja kirjutame ühe näidise ette, et see ei ole põder. Ma kirjutan näite ette. Punasega on põder jõudnud tahvlile. Ise kirjutasin, ise mõtlesin välja, aga see on vale vastus. Teeme niimoodi. Esimene näide nii öelda. Põder, ta ei ole kindlasti, mis on peidus ümbrikus. Põder ei ole ümbrikus, aga mingi muu. Mille sa leiad sealt? Mingi muu loomariigi esindaja. Seal on peidus vähemalt üks tükk kindlasti ja meil on helistaja. Hallo, kes on meie esimene õnnelik helistaja? Martin on minu nimi. Martin, ja mis te pakute? Mis on see loomariigi esindaja? Mis on ümbrikus meil peidus täna? Mäger. Mäger pakutakse välja. Kontrollime üle. Hea pakkumine, aga kahjuks ei olnud täna Mäger. Põder ja Mäger on siis tahvlile jõudnud. Aga kuna te mängite juba päris kenasti helistaja leidus ja selle puhul käime välja 350 eurot, kergitame keskmist summat, tõstame seda niimoodi siia kenasti 50 peale. See ei ole põder, see ei ole Mäger, aga mis muu loomariigi esindaja on seal peidus? Sa leiad üles, kes otsib, see leiab, see on sinu töö ära teha. Lahenda see mõistatus. Kui saad 350 eurole jahile kaasa lüüa, siis otsi oma tähed, rohelised tähed, paigalda need õigesse järjekorda ja vaata, mis vastus välja tuleb. Paku üks mulle välja. Vastus on sul silme ees, miski ei ole peidus, kõik on silme ees. Sinu töö on lihtsalt tähed õigesse järjestikku saada. Kirjuta paberile üles kas või mitu varianti, aga kui stuudioliinile saad, siis ainult üks korraga ja üks on vähemalt peidus seal. Aga kui leiad rohkem, kirjuta üles kas või mitu, aga ära korraga mitu ütle ainult üks korraga siia liini pidi, muidu me ei võta vastust arvesse. Üks vastus korraga. Kes on leidnud veel ühe looma? Siis teate ju, mis tegema peab. Ainult vastusest ei piisa. 9001020 on tarvis välja valida. Kui oled täisealine, meie mängime ainult täisealistega. 300
350 eurot on väga suur summa, mis on sinna juba laekunud ja selle soovin siit välja lennutada. Põder on jõudnud tahvlile, Mäger on jõudnud tahvlile, valed vastused. Sooviksin veel 1 minutilise kella siia. 3, 2, 1, 0 nüüd käima. Järjekordselt soovin selle aja sees kedagi teist siia liini pidi 9, 0, 0, 10, 20 oma mingi vastusega, mis leiad sina sealt rohelisi tähti kasutades kas või mitu korda. Aga peaasi, et mingi loomariigi esindaja, mis ei ole Põder ega mis ei ole Mäger, kuna need on tahvlil ja need on valed vastused. Aga mingi muu on tarvis leida 40 sekundi jooksul ja ennast ühendada ka liini pidi. 9, 0, 0, 10, 20 on meie võidu stuudio liini number. Tasub kas või mitu korda helistada, siis on paremad võimalused stuudioliiniga ühendust saada. Aga mingi vastus on tarvis leida rohelisi tähti kasutades 25 sekundi jooksul. Kes on meie teine helistaja? 350 eurot välja sellele, kes pakub õige vastuse, mis on ümbrikus olemas. Sinul on kiire, 15 sekundit on seal. Selle aja sees siis soovin tõepoolest kedagi oma vastusega siia poole ja põnevusega ootan, kas läheb täppi. Igatahes mingi loomariigi esindaja on sinu silmees rohelisi tähti kasutades. Klotsid, mis siin on või püramiid, seal on peidus mingi loomariigi esindaja. Oi, mis toimus? Kell läks nulli. Oi. Selle võime siis ära kaotada ka. Keegi, ma loodan, et on liini pidi ühenduses ja muidugi suurima huviga ootan, kas on õige vastus ka. Vähemalt on üks olemas ja kindla peale. Kes otsib, see leiab. Kes ei tööta, see ei söö, nagu öeldakse. On tarvis töö ära teha. Mis on see lahendus, mis on meil ümbrikus olemas? Kasuta ainult neid tähti, kas või korduvalt. Ainult rohelisi tähti. Ära aabitsast muid tassi välja. Mitte ühtegi tähte, ainult neid tähti kasuta. Kell on nullis. Ma loodan, et meil on keegi liini pidi kohe peatselt siin ühenduses. €350, kes soovib selle omanikuks saada, kellele lennutan sellise ilusa kevadise, peaaegu kevadise ilmaga juba siit, koos linnulauluga. 350 eurot. Rohelisi tähti, kui kasutad. Ja keegi helistab, hallo, tere päevast. Kes on seal pool liini? Lisette. Lisette, ja mis te pakute, mis on õige vastus ümbrikus olemas? Mina pakun, et lõvi. Lõvi pakutakse välja, kontrollime kohe üle, kas on lõvi. Hea pakkumine, aga kahjuks ei olnud täna lõvi. Kirjutame lõvi siia tahvlile, nagu ka teised valed vastused. Tõstame meie auhinnafondi 400 euro peale, laekub järjekordselt raha juurde sinna. 400 eurot on sinu päralt, kui sul on õige vastus leitud, neid tähti kasutades kas või mitu korda. Aga peaasi, et ära ütle mulle Põder ega Mäger ega lõvi. Need on juba tahvlile jõudnud, punasega kirjutan kõik valed vastused tahvlile. Siis ei pea korduvalt kasutama neid. Nendest raha välja ei käi, ainult mingi õige vastuse eest, mis on ümbrikus peidus. Seni kaua on ta seal ümbrikus, kui sina mulle ette ütled selle vastuse. Sinu töö on leida üles, kasuta ainult neid tähti. Mõtle siis laialt loomariigi esindajate peale. Tähti on piiratud, kuigi on neid piisavalt ja korduvalt võid kasutada. Korduvalt võid ka helistada ja korduvalt võid ka võita sama päeva jooksul kas või. Põder, Mäger ja lõvi on jõudnud tahvlile valedena vastustena. Kes on meie 400 euro omanik selle saate puhul? Kas oled see sina? Kui on mingi vastus olemas, siis täiesti võimalik, et sinul on võimalus nii-öelda küüned külge panna sellele summale, mis on siin all. 400 eurot. Selle võrra käin välja siis. Kes saab õnnelikuks täna, ei oska öelda. Õige vastus on muidugi tarvis. Ainult õige vastuse puhul saame premeerida. Hallo, kes on meie helistajaks seekord? Liisu. Liisu, mis te pakute, mis on ümbrikus olemas? Äkki vähk? Vähk pakutakse välja, väga hea pakkumine kusjuures ja kontrollime üle. Kas on see vähk? Ei olnud kahjuks vähk, aga väga huvitav ja hea pakkumine. Nii, kallid televaatajad. 450 eurot saab laekub meie auhinnafondi, kuna me kergitame seda keskmist summat. Nii, naksti, 450 eurot on sinu oma, kes leiab üles õige vastuse. Kasuta ainult neid tähti. Otsi üles mingi loomariigi esindaja, mis ei ole jõudnud veel tahvlile. Põder, Mäger, lõvi ja vähk on jõudnud tahvlile. Need on valed vastused. Need osutusid valedeks vastusteks, nii et ära neid paku. Küll aga leiad rohelisi tähti kasutades mingi muu loomariigi esindaja.
ja seal on helistaja. Hallo, kes õnnelik helistaja seekord meil seal? Hallo, kas te kuulete mind? Kuulen. Kes te olete ja mis te pakute? Sander olen ja pakun siga. Sander pakub sea välja, kontrollime üle, kas on siga. Kahjuks ei olnud, aga mõnus pakkumine. Sead on head ja puhtad loomad. Hea pakkumine. 500 eurot, mis me siin jamame? Topime 500 eurot kohe auhinna fondi ja saame veel paremaks mängu hoo. Mängu vaim on nüüd kindlasti parem ka sinul ja parem põhjus otsides, et uus loomariigi esindaja. Vabandust. Põder ta ei ole, mäger ta ei ole, lõvi ta ei ole, väht ta ei ole ega siga ka mitte. Mingi muu on kindlasti peidus seal veel. Otsi üles, otsi. Asjaga on kiire, kui tahad võidule jaole saada 500 euro võrra jagan siit välja, siis kes esimesena liinipidi ühendust saab oma õige vastusega, sellele käin selle välja. Peasid sinul on vanust ja vastust. Hallo, kes on meie õnnelik helistaja seekord? Tea Sander. Ja mis te pakute? Hunt. Hunt pakutakse välja, kontrollime üle, kas on hunt ümbrikus. Ja pakkumine aga kahjuks ei olnud hunt. Kirjutame üles nagu ka kõik teised valed vastused tahvlile. Aga teate, mis 550 eurot saab laekuma auhinna fondi, kergitame järjekordselt keskmist numbrit siit niimoodi. Oi, kui ilus summa. 550 selle eest võid osta nii üht kui teist, aga kõigepealt on tarvis ära lahendada ülesanne. Vähemalt üks loomariigi esindaja seal peidus. Kindla peale. Kui leiad mitu, siis kirjuta mitu tükki endale paberil, aga kui jõuad liinipidi ühendust, saad siia siis. Ütle ainult üks tükk korraga. Üks loomariigi esindaja korraga, muidu arvestame valeks vastuseks. Vastused valed on tahvlil, aga õige vastus on peidus. Nii et õige vastus on sinu silme ees olemas, aga tähed on natuke pahupidi. Hallo, kes on meie helistaja seekord? Hallo, kas te kuulete mind? Ja, kuulen. Ja mis te pakute? Mis on ümbrikus peidus? Mis? Jänes. Kas on täna jänes ümbrikus peidus? Kontrollime üle. Ei võlu täna ma mütsist välja ühtegi jänest. Hea pakkumine, aga jänes ei olnud ümbrikus. Tõstame 600 euroni, kuna nüüd läks mäng kenasti käima, te olete väga kenasti ennast aktiveerunud. Selle puhul tõstame 600 euroni meie auhinna fondi. Ära paku mulle põder, ära paku mulle mäger, lõvi, vähk, siga, hunt ega jänes. Need on osutunud valedeks vastusteks ja need on jõudnud juba stuudioliinile. Aga sul on võimalus võita 600 eurot, kui sul on mingi vastus leitud, mingi loomariigi esindaja. Vaata oma ekraani, vastus on silme ees. Neid tähti tasub kasutada, mitte ei tasu, vaid peab kasutama, kui tahad võidule jaole saada. Rohelisi tähti siis kas või mitu korda kasuta, aga peaasi, et mingi loomariigi esindaja saad sealt kätte. Tuntud või vähem tuntud, sellel ei ole vahet, kuna mina ei tea, mis seal ümbrikus on peidus. Kes teab, küll me sellele jaole saame, aga keegi pakkugu see välja kõigepealt. Kuna 600 eurot on väärt see vastus, mis on ümbrikus peidus. Põnevaks läks asi. On juba päris mitu vastust jõudnud tahvlile ja need on põder, mäger, lõvi, vähk, siga, hunt ja jänes. On need loomad, millega 600 eurot täna sai teeni selle saate puhul, kuna need on ette öeldud, valed vastused. Aga mingi muu, vähemalt üks on seal olemas sinu silme ees ja sinu töö on üles leida see. Mis on see loomariigi esindaja? Mis on seal peidus? Hallo, kes seal pool liini seekord meil õnnelik helistaja? Tere, ma pakun Skorpion. Skorpion pakutakse välja, huvitav pakkumine. Kontrollime üle. Hea pakkumine, aga ei olnud Skorpion, aga mulle meeldivad huvitavad pakkumised. Nüüd on vähk ja Skorpion, ma ei mäleta, et oleks varasemalt jõudnud siia. Aga tore. Tõstame veel auhinna fondi 650 euro peale lausa. Niimoodi, 650 eurot on siis sinu päralt, kes ütleb mulle õige vastus ette, mis on seal peidus see loomariigi esindaja. Vaadake ekraani, vastus on teie silme ees. See ei ole Skorpion ega ei ole jänes. Hunt, siga, vähk, lõvi, mäger ja põder. Need on jõudnud tahvlile ja need on valed vastused. Kui sul on aga mingi muu, mis sul on pakkuda välja mulle, siis
Neid tähti kasutades siis 650 eurot saab sinu omaks, kui leiad õiged tähed üles ja õige looma, mis on ümbrikus olemas. Kasuta siis ainult neid tähti ja leia mingi loomariigi esindaja üles. Ja ainult vastusest meil ei piisa. On tarvis välja valida 9, 0, 0, 10, 20. Mis on see loom, mis on peidus? Vähemalt üks on seal. Mis ta on, püramiid või klotsid või rohelised tähed, igatahes see hunnik tähti, kasuta ainult neid, kas või korduvalt. Saa mingi lahendus, mis on siis mingi loomariigi esindaja, mis ei ole jõudnud tahvlile. Hallo, kes seal pool liini seekord? Margo, ja mis te pakute õigeks vastuseks? Kobras pakutakse välja, huvitav pakkumine, kontrollime üle. Hea pakkumine, aga kahjuks ei olnud täna kobras meil peidus ümbrikus. Väga hea, kuna mina oleks kartnud. Aga kuna mäng on heas vaimus ja teie võistlete kenasti, siis 700 eurot selle puhul auhinnafondi. Auhinnafondis on 700 eurot sinule, kes leiab üles mingi loomariigi esindaja, mis on neid tähti kasutades võimalik kokku saada. Kasuta ainult neid tähti, aga kas või korduvalt. Ja kas või korduvalt võid ka helistada meie stuudioliini numbrile 9 0 0 10 20. Kordame, mis on jõudnud tahvlile punastega tähtedega. Põder, mäger, lõvi, vähk, siga, hunt, jänes, skorpion ja kobras. Mis on aga mingi muu loomariigi esindaja, mis on veel endiselt peidus? Kui sa leidsid sealt mingisuguse loomariigi esindaja ülesse, mis ei ole jõudnud tahvlile, siis sinul on hea võimalus võita 700 eurot. Tasub kindlasti helistada siis 9 0 0 10 20, kui arvad, et sinu pakkumine võib olla ümbrikus olemas. Kõik on võimalik. Kui sinul on vanust 18 aasta võrra vähemalt, siis oled oodatud 9 0 0 10 20. Ja keegi helistaja on seal. Hallo, kes seal pool liini? Tõnu, mis te pakute? Mis on õige vastus? Ilves. Kontrollime üle, kas see on ilus kraatsiline ilves. Hea pakkumine, aga kahjuks ei olnud ilves täna. Ilves aga jõuab nüüd tahvlile. Tõstame 750 euro peale meie auhinnafondi. Kirgitame seda keskmist jälle. 750 eurot on sealt sinu päralt nii kaua, kui sa arvad ära, mis on ümbrikus olemas. Kordame valed vastused. Põder, mäger, lõvi, vähk, siga, hunt, jänes, skorpion, kobras ja ilves. Need on osutunud valedeks vastusteks, need on punasega tahvlil, ära neid paku. Rohelised tähed on need, mida sul tasub kasutada, mitte ei tasu, vaid peadki kasutama. Rohelisi tähti kasuta kas või mitu korda neid, aga saa mingi loomariigi esindaja kätte. Vastus on ju sul silme ees, sa pead lihtsalt õige rivi peale saama õiged tähed. Vali välja oma tähed sealt. 750 eurot on see vastus väärt. Tasub mängida, kui arvad ära ühegi mingi looma leiad sealt ülesse. Võib-olla lähebki tõepoolest täppi ja see on seal olemas. Mõelge siis tuntud ja vähem tuntumatele loomariigi esindajatele. 9 0 0 10 20 on stuudioliini number. Küta seda liininumbrit kas või mitu korda, kuna siis on paremad võimalused stuudioliinile saada. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Olgu õnn juhus ja teadmine koos sinuga. Mingi loomariigi esindaja on peidus. Kindlasti sina jõudsid just mingi lahenduseni ja mõtle, sinu vastus võib olla just see, mis on 750 eurot väärt, mis on ümbrikus peidus. Kui sa ütled selle mul ette, saame ümbriku lahti teha ja näidata ette sulle ja õnne ka soovida. Aga sa pead ära arvama, mis see on. Hallo, kes seal pool liini seekord? Karu pakutakse välja, kontrollime kohe üle. Ilus, suur, võimas karu. Kahjuks ei olnud karu täna. Kirjutame ka tahvlile. Ära siis karu, järgmine helistaja ka paku, see on jõudnud tahvlile. 800 euroni tõstame meie auhinnafondi. Vot niimoodi juhtus selline kena priske summa teisipäeva puhul. TV6 ja Võidustuudio soovib välja jagada 800 eurot, aga sinul on tarvis öelda mulle vastus kõigepealt ette. Ilma vastuseta raha välja ei käi. Neid tähti, kui kasutad, leiad mingi loomariigi esindaja sealt ülesse. Ära ütle neid, mis on jõudnud tahvlile. Ja me kordame, mis on punase markeriga jõudnud tahvlile. Valed vastused on põder,
mäger, lõvi, vähk, siga, hunt, jänes, skorpion, kobras, ilves ja karu. Karumõmm jõudis viimasena tahvlile, seda ka pakub, aga mingi muu loomariigi esindaja on veel peidus. See viimane pakkumine oli karu, oli päris hea. Kuna me otsime ka neljatähelist, sellepärast on hea pakkumine viimane, kuna see õige vastus on ka neljatäheline. Teeme niimoodi, tõmbame siia 4 joont. Kuna meie ümbrikus olev vastus on neljatäheline, nagu ka viimane vastus, aga see ei ole karu, ega lõvi, ega siga, ega vähk. Valed vastused, need on valed vastused, aga mingi muu neljatäheline loomariigi esindaja on peidus nii kaua, kui sina leiad üles selle. Otsi. Kes otsib, see leiab. 800 euro puhul peab ikka vaeva ka nägema ja vaata ekraani. Vaata ekraanilt kõigepealt valed vastused, et ei ole need ehk lõvi, siga, karu ega vähk. Aga vaata ekraani siia poole, siin on siis õige vastus olemas sinu silme ees. Rohelised tähed, mis seal on, need on tarvis saada lihtsalt õigesse järjestikku. Kui need on õiges järjekorras, vaata, mis siis loeb nendest ja ütle mulle soravalt ette stuudioliinile 9001020. Kui läheb täppi, mis on ümbrikus olemas, neljatäheline loomariigi esindaja, siis 800 eurot saan sulle välja käia. Ma soovin seda teha, aga mul on tarvis vastus. Otsi. Tasub vaadata. Niimoodi jääb auhind välja jagamata, aga on tarvis vastuseid saada. Neljatäheline loomariigi esindaja on peidus. Ainult 4 tähte on tarvis. Kasutusele võtta võib olla ka korduvalt muidugi. Ei oska öelda. Kui oled leidnud mingi neljatähelise loomariigi esindaja, mis ei ole lõvi, siga, vähk ega karu, siis vali välja meie stuudioliini number 9001020. Vastusega tasub jõuda liinile. Kindla peale on vähemalt üks veel peidus. Vastus on sul silme ees, aga sinu töö on üles leida. Mis on see loomariigi esindaja? Neljatäheline. Täpselt 4 tähte on selles vastuses, mis on ümbrikus olemas. Selle võrra lihtsamaks ja hõlpsamaks tegime selle ülesande sul siis. Neljatähelisi on tahvlil jõudnud ka selle võrra nagu 4 tükki. Neid on lõvi, siga, vähk ja karu. Ära neid siis ütle mulle, nendega raha ei teeni, kuna need ei ole ümbrikus peidus. Aga vähemalt üks on seal peidus, milles on 4 tähte ja mis on ka mingi loomariigi esindaja. Ja tahvlil on siis hunt, siga, vähk ja lõvi jõudnud. Lõvi, vähk, siga, hunt, karu. Need on neljatähelised, mis on tahvlil. Ära neid ette paku mulle. Nendega raha välja ei teeni, aga seal on mingi loomariigi esindaja, mis on 800 eurot väärt. Sina võid selle mulle ette pakkuda, kui saad stuudioliini pidi minuga ühendust ja pakud selle just selle õige mingi neljatähelise loomariigi esindaja, siis mina vastatasuks pakun sulle välja 800 eurot. Pea ka meeles, et tegu on tasulise numbriga, võid küll aga mitu korda helistada siia. Ja käi kontrolli ka meie reeglid üle meie veebilehel. Hallo, kes seal pool liini? Tere päevast! Sander, mis te pakute õigeks vastuseks? Poni. Vabandust, korrake. Poni ei olnud, pisike hobu poni ei olnud see. Kahjuks ei olnud poni, aga hea pakkumine. Teeme niimoodi, et 850 eurot saab laekuma meie auhinnafondi selle looma puhul, mis on ümbrikus peidus, aga kuna mäng on läinud keerulisemaks, on üles leida seda loomariigi esindajat sealt. Nüüdsest hetkest alates iga uue ideest käime välja raha. Uus idee tähendab seda, et see ei ole õige vastus ega ei ole ka vale vastus. Mis on, kordame, 20 eurot sellele, kellel on vastus, mis on vale, aga see ei ole jõudnud veel tahvlile. Ka vale vastus peab olema neljatäheline.
kui sul on mingi 4-täheline vastus, mis on õige, see on väärt 850 eurot loomulikult, aga kui ta on vale, mis ei ole jõudnud tahvlile, vale vastuse eest käin välja 20 eurot. Tõepoolest, halvimal juhul 20 eurot, parimal juhul 850 eurot, aga valed vastused 4-tähelised, kordan. Lõvi, vähk, siga, hunt ja poni ja karu. Neid ära paku, kuna need ei ole uued ideed, kuna need on jõudnud juba tahvlile. Aga kõik muud valed vastused on väärt 20 eurot. Õige vastus endiselt 850. Nüüd läks asi põnevaks. Hallo, kes on meie õnnelik helistaja seepool? Sealpool. tere. Tervist. Ja mis on meie õige pakkumine seal? Mis te pakute? Koer. Koer pakutakse välja, vähemalt 20 eurot on sinu omaga, ootame veel, kas see on õige vastus. Ümbrikus ei olnud koera, aga palju õnne, 20 eurot vale vastuse puhul lubasin välja käia ja nii juhtuski. Koer kirjutame siis tahvlile. Nii, kallid televaatajad. 900 eurot saab laekuma auhinnafondi ja 30 eurot uue idee puhul miinimum. Mis siin toimub? Rahasummad kerkivad. 20 eurot muutub. €30. 30 eurot on siis selle puhul, kes ütleb vale vastuse ja õige vastuse puhul 900 eurot. Vaata ekraani, vaata hoolikalt, leia sealt mingi 4-täheline loomariigi esindaja. Kindla peale leiad mingi üles ja kui oled leidnud, siis ainult vastusest ei piisa. Kui tahad vale vastuse ette öelda, see on 30 eurot väärt ja kui ütled õige vastuse, see on väärt 900 eurot. Helista ka 900 10 20 kas või mitu korda, siis on paremad võimalused liinipidi ühendust saada. Mitte midagi kaotada ei ole, ainult võiduvõimalused on, kui saad liinipidi ühendust. Keegi valitakse juhuslikult siis kõikide registreeritud kõnede seast ja päris mitu inimest on juba jõudnud liinipidi siia. Aga vale vastuse otsas, aga vale vastus premeeritakse ju ka. Eelmise helistaja premeerisin ka vale vastuse puhul, aga nüüd on sinu kord. Aga ma loodan, et see läheb täppi. Kuna vale vastus, kui on õige, siis on see 900 eurot väärt. Halvimal juhul 30 eurot, parimal juhul kui 900 eurot. Õige vastus on sul silme ees, kontrolli, vaata ekraani. Keskendu. 4-täheline loomariigi esindaja, mis ei ole lõvi, vähk, siga, hunt, karu, poni ega koer. Kõik muud 4-tähelised loomariigi esindajad, mis neid tähti kasutades kas või korduvalt, aga peasid neid tähti on sul üles leitud ja kui see on vale vastus, tõepoolest 30 eurot on sinu oma vale vastuse puhul. Aga õige vastus, kui see juhtub olema see, mis on ümbrikus, on 900 eurot ja hallo, kes on meil õnnelik helistaja seapool liini seekord? Kuidas? Kes te olete? Mis te pakute? Tiiu. Pakub mida? Jaa. Hirv. Hirv. Vähemalt 30 eurot on sinu oma. Ootame veel, äkki on see õige vastus lausa. Ümbrikus ei olnud hirv, aga palju õnne 30 euro puhul. Hirv jõuab siis ka tahvlile 4-tähelisena. Väga tore, mul meeldib premeerida. Hirve puhul siis käisime välja 30 eurot. Kallid televaatajad, me kergitasime auhinnafondi järjekordselt, nüüd sinna laekus juba 950 eurot. See on ikka, kuule, ülimalt suur summa selle eest, ma mõtlen juba kõike, mida kõike võiks teha, aga see on sinu töö mõelda, mida sina selle rahaga peale hakkaksid. Esmalt otsi oma vastus. Kindla peale on üks 4-täheline loomariigi esindaja veel seal peidus. Kindla peale leiad ühe sealt vähemalt veel ülesse. Kui oled leidnud ja sinul on vanust ka vähemalt 18 aasta võrra, siis tead ju, mis tegema pead. 900 10 20 välja valima. Paku julgelt oma vastus ja ma loodan, et see läheb täppi. Kui see on õige vastus ümbrikus olemas, on see 950 eurot väärt. 40 eurot siis vale vastuse puhul ja kellegile käin selle välja. Vaata, et see ei ole siis, mis sa pakud lõvi. Vähk, siga, hunt, karu, poni, koer, hirv. Need on valed vastused, mis on 4-tähelised, mis on jõudnud punase markeriga tahvlile ehk osutunud valedeks vastusteks. Ma aitan teid natuke veel, kallid televaatajad. Selle võrra nagu leia vähemalt ühe, kui leiad sealt, mis algab K-tähega. 4-täheline, mis algab K-tähega.
kirjutame siia ka K-tähe meeldetuletuseks. See ei ole koer ega karu, need on K-tähega algavad, aga ära paku koer ega karu. Mingi muu K-tähega algab ja kokku on 4 tähti. Oi, nüüd on asi palju hõlpsamaks läinud. Vaata üle siis, mis on see loomariigi esindaja, mis algab K-tähega. Tähti on kokku 4 ja ainult neid tähti tohid kasutada, kas või korduvalt, aga peaasid ainult rohelisi tähti. Ja kindla peale on seal vähemalt üks peidus, mis algab K-tähega, milles on 4 tähte kokku. Ära paku mulle koer ega karu. Need on jõudnud juba tahvlile punase markeriga. Tähendab, et need on valed vastused mõlemad. Nii et mingi muu loomariigi esindaja. Halvimal juhul käin välja 40 eurot, kui sul on selline mingi mulle ette pakkuda siia stuudioliini pidi. Ja kui see läheb täppi, on see tõepoolest väärt 950 eurot. Kes pakub välja? K-tähega algab. Ma kirjutan veel natuke paksemalt selle K-tähe siia, et on kenasti näha teie ekraanile ka ilus K-täht. Nii, kes pakub välja ükstapuha, mis loomariigi esindaja, mis algab K-tähega. Neid tähti kasutades. Ja K-täht on nüüd siis ette reedetud, et seda juba kasutame kindla peale. Võid ka korduvalt kasutada. Mina ei tea, mis on ümbrikus. Sina võib-olla tead paremini. Ma loodan vähemalt nii. K-tähega loomariigi esindaja. 950 eurot väärt. Oi, mis pirakas summa. Sellist juhtub harva, aga vahest ikka. Teisipäev. Vastus on sul silme ees, nii et vaata ekraani. Vaata hoolikalt ekraani, leia sealt mingi loomariigi esindaja. K-tähega 4-tähelisi on jõudnud tahvlile ainult karu ja koer. Ära neid paku, aga mingi muu loomariigi esindaja, mis on seal peidus. Sa saad sellega hakkama, usu endasse. 950 eurot läheb loosi. Kes pakub välja, mis on ümbrikus olemas? 950 eurot väärt. Mis saab selle rahaga tehtud? Jõuad hiljem mõelda veel, aga kõigepealt on tarvis mõelda õige vastus. Tähendab täpsemalt üles leida oma silmadega. Sinu silmad on kuningad. Otsi üles rohelised tähed. Mis tähed sa välja tassid sealt? Me esimese tähe teame juba ette, see on K-täht. Korduvalt võid ka kasutada neid tähti. Ma mõtlen ise ka kaasa, aga ei tea. Mis on see loomariigi esindaja? Me anname teile kindlasti ka mingi vihje. Andsime juba, K-tähega algab ju. 4 tähte on kokku. Mis võiks olla loomariigi esindaja, mis algab K-tähega, mis on peidus neid tähti kasutades? Klotsid on tarvis, täpsemalt tähed siis, aga klotsi moodi nad paistavad välja. Klotsid on tarvis saada õigesse järjestikku, kui on järjekord õige ja tähed on kenasti paigaldatud, siis 9.00.10.20 vali välja kas või mitu korda. Siis on paremad võimalused stuudioliinile saada. Kes on meie tänane võitja ja ma loodan, et keegi juba ongi sealpool teile. Tervist, hallo. Kes sealpool liini? Tere, Aigar. Aivar, ja mis te pakute? Mis on ümbrikus peidus? Kass. Vabandust, pakkuge või öelge uuesti, palun. Kass. Kas ma kuulsin õigesti kass? Ja, kass pakutigi välja, minu lemmikloom. 40 eurot kassi puhul käin välja, kuna see oli K-tähega ja 4 tähte. See ei olnud kass, aga ümbrikus täna ei ole kass peidus. Nii et ära paku karu, ära paku koer ega kass. Koer, kass ja karu on K-tähelised, 4-tähelised, mis on välja juba pakutud. Aga teeme niimoodi, kallid televaatajad. 1000 eurot saab laekuma meie auhinnafondi, see on sinu päralt seal. Ja 50 eurot soovime uue idee eest välja käia. Kergitame ka seda summat siit niimoodi, natukene raha juurde. Kindla peale on sinu silmad leidmas sealt mingi loomariigi esindaja. Vaata neid tähti, otsi sealt mingi loomariigi esindaja. Kasuta ainult neid tähti. Kas või mitu korda, aga peaasi ta algab ta K-tähega ja kokku on tähti 4. Kui ta on vale vastus, on ta väärt 50 eurot. Kui ta on õige vastus, on ta väärt 1000 eurot. See läheb loosi, kui arvad ära, mis on see loomariigi esindaja, mis on neid tähti kasutades võimalik kokku saada. Algab K-tähega, kokku on tähti 4, aga ta ei ole karu, ta ei ole ka koer ega kass ka mitte. Kass
koer ja karu. Need on teada, et need ei ole õiged vastused. Aga üks on sealt midagi leida. Sa leiad üles, sinu silmad leiavad üles. Mina huviga ootan, ma tahan raha välja jagada. K-tähega, paku midagi. Vaata hoolikalt, võta tähed välja sealt ja paigalda need õigesse järjekorda. Karu, koer ja kass on jõudnud siis tahvlile, ära neid paku. Mis on meie 1000-eurone vastus? 1000-eurone vastus on peidus. Kui leiad veel mingi, see võib olla just see vastus, mis on meil ümbrikus peidus. Kui sa leiad mingi K-tähega 4-tähelise vastuse, tasub kindla peale helistada, kuna see on võimalik, et sina saad 1000 euro omanikuks. Kui see läheb täppi, ma loodan, seal on mingi K-tähega algav 4-täheline loomariigi esindaja peidus. 50 eurot käin välja igatahes, kui vastus on vale, nii et kaotada pole midagi. 50 eurot halvimal juhul ja 1000 eurot tõepoolest. Ma ei tea, mis ime teisipäev see selline on, et lausa 1000 eurot on laekunud auhinnafondi. Aga sinul on tarvis need väike töö ots ära teha. Lahendada mingi loomariigi esindaja. Kas teil pole ühtegi ideed, kas ma pean vastus ette näitama, mis toimub, aga on tarvis leida, see on veel seal peidus, ümbrik on suletud, kuna ei ole õiget vastust jõudnud veel siia. Mis on mingi loomariigi esindaja, mis algab K-tähega? 4 tähte kokku ja ainult neid tähti tohid kasutada. K-täht on juba sealt välja võetud, võta veel 3 tähte. Korduvalt võid ka kasutada neid tähti. Nagu alati meie mängu. Kes pakub õige vastuse? Peaasi, et oled täisealine. Kas ma teen juba ümbriku lahti, aga see tähendaks seda, et siis läheks kaotsi 1000 eurot ja võimalus sinul see võita, aga ei, me lahendame veel, me otsime seda vastust 4-tähelist K-tähega algavat loomariigi esindajat. Palun nähke vaeva, kuna see on 1000 eurot väärt. Vaadake ekraani, vastus on sul silmees. Vaata, mingi 4-täheline. Midagi peidus ei ole. Kõik on su silmees, vastus on ka silmees. Nii kaua on ta ümbrikus peidus. Kui saame õige vastuse teada. Kes teeb selle ära? Kes lahendab selle ära? Kes teenib endale 1000 eurot? Tõepoolest, imeline teisipäev. Ta ei ole karu, ta ei ole koer ega kass, kes on seal peidus ümbrikus, aga mingi muu loomariigi esindaja. Mõtle laiemalt loomariigi esindajaid. Kas ma näitan teile vastuse juba ette või lahendate veel? Mina soovitan ikka lahendada, kuna 1000 eurot ei tahaks kaotsi lasta teil seda võita. Teil on võimalik võita 1000 eurot ühe vastuse puhul. Siis teil aga ei ole tõepoolest võimalust võita seda raha, aga 1000 eurot sooviksin välja käia, aga mul on tarvis see vastus saada siia liinipidi. Mingi loomariigi esindaja, mis algab K-tähega ja kokku tähti 4. 4-täheline K-tähega. Ära paku karu, ära paku kass. Ära paku koer. Need on osutunud valedeks vastusteks, need ei ole ümbrikus, aga mingi muu loomariigi esindaja on veel peidus seal. Selles püramiidis, rohelistes tähtedes on olemas. Kes teeb ära? Lahenda sina, ole sina see meie tänane mängumeister nii-öelda, suur võitja, 1000 eurone. Väiksemaid oleme juba välja jaganud uue idee puhul juba auhind, aga peaauhind on endiselt veel siin ootel. Algab K-tähega, 4 tähte on kokku, otsi mänguajani. Mänguaja lõpuni pikka pidu ei ole enam, on tarvis töö ära teha. On tarvis 1000 eurot välja lennutada siit stuudiost, aga mul on vaja õige vastus. Ära paku mulle kass ega koer ega karu. Need ei ole õiged vastused, see asi on kindel, aga mingi muu K-tähega algab. Ma võin kas või kohe ette näidata ümbriku, aga ma ei taha seda teha, kuna siis läheb sinu 1000 eurone siit kaotsi ekraanilt. Seda ei taha ma teha, ma tahan stuudioliinile õiget vastust. Loomariigi esindaja. Mis võiks see küll olla? Kellel on see ette pakkuda? 1000 eurot on ikkagi oote, see on päris suur summa ja selle nimel on vaja vaeva näha. Tee oma töö ära, lahenda mõistatus, saa teisipäeva meistriks nii-öelda siis.
Võidustuudio tahab raha välja jagada. Kes on meie järgmine helistaja, kes pakub loodetavasti õige vastuse? Nii kaua, kui pole õige vastus jõudnud stuudioliinile, nii kaua on sinul võimalus võita. Kes on aga meil seal kohe peatselt ühenduses? Hallo, kes te olete, mis te pakute? Ma olen Kaido. Kaido ja mis te pakute? Kits. Kits on vähemalt väärt 50 €, aga kas see on õige vastus? Kontrollime. 50 €, ta ei olnud ümbrikus kits, mis oli. Aga üks on vähemalt olemas. Ära siis paku kits, ära paku kass, ära paku koer ega karu. Need on jõudnud ainuksena vastustena tahvlile punase markeriga, mis on K-tähega ja 4-tähelised, aga mingi on peidus. Tõstame uue idee fondi 60 €-ni. Pressime raha juurde järjekordselt niimoodi. 60 €. Kits ta ei ole, kass ta ei ole, koer ta ei ole, karu ka ta ei ole, mingi muu loomariigi esindaja, mõtle laiemalt. Mis võiks olla see loomariigi esindaja, mis on seal peidus? K-tähega algab, kokku on tähti 4. Mänguaeg hakkab läbi saama, ma tahan 1000 € välja lennutada siit sellele, kes on leidnud oma õige vastuse. Millise õige vastuse? Ei tea, soovin teada, kes oled sina, kust tuled ja mis on su vastus. Aga ma annan teile väikse vihje veel. See on lind. Õige vastus, mis on ümbrikus, meil on lind on peidus ümbrikus. Selle võrra reetsin asja ette, nüüd läks asju palju lihtsamaks. Pole ühtegi lindu jõudnud tahvlile. Pole ühtegi vastust jõudnud tahvlile, mis sobiks meie vastuseks. Kui ta algab K-tähega, seal on kokku 4 tähti ja ta on lind. Ühtegi pole. Need on kõik karvalised loomad, mis meil on siin tahvlil 4-tähelised. Kas teil pole tõepoolest midagi palju pakkuda? Te leiate, sina leiad sealt mingi 4-tähelise K-tähega algava linnu. Ma vähemalt nii loodan, kui sa saad sellega hakkama, saan ma premeerida sind 1000 €-ga. Kui see on õige vastus. K-tähega algab mingi lind, milles on kokku 4 tähte. Kui saad liini pidi ühendust ja ütled oma õige vastuse, siis 1000 € saab sinu omaks. Kui on ta vale vastus, siis käin 60 € välja ikkagi. Aga on tarvis kasutada ainult neid tähti. Kasuta neid. Kas te tõepoolest ei tea? Kas ma pean näitama ümbriku ette, kas lennutame sealt linnu välja? Ei päästa. Otsime veel, kasuta neid rohelisi tähti siis kas või mitu korda, aga peasid ainult rohelisi tähti. Sealt on võimalus sul üles leida siis mingi loomariigi esindaja. Kui leiad üles ainult vastusest ei piisa, vali välja 9001020 kas või mitu korda, siis on paremad võimalused saada stuudioliinile. Kes teab ära, kes teab lahendada seda mõistatust, kellel on õige vastus olemas. Põnevusega ootan sinu kõne. Kes pakub, mida pakub? Kui ma küsin su nime ja kust pärit oled, neid ei pea ütlema, aga vastuse pead küll. Ma annan vihje. Ma annan ühe vihje. Selle linnu nimi algab K-tähega, seda me teame. Kokku on 4 tähte, seda me teame. Ja üks U-täht on vähemalt olemas selles. Vähemalt üks U-täht on olemas. Kuskile peab paigaldama siis U-tähe. Kuhu? Ei saa ette öelda. Mingi loom, mis algab K-tähega, 4 tähte on kokku ja U-täht on kuskile peidetud. 2 tähte on siis tarvis veel välja tassida siit klotsidest. 2 tähte oleme ette reetnud ja 2 tähte on tarvis veel ise sul endale üles otsida. Mingi lind, mis algab K-tähega ja milles on kuskil peidus U-täht. Nii palju on juba vihjeid antud, sellest peaks piisama. Leia üles siis see loomariigi esindaja, mis on lind. Reetsime ette, et ta on lind, mis on peidus seal. 1000 € väärt siis. Vale vastus on väärt 60 €, aga õige vastus on väärt 1000 €. Ma olen sulle nii palju asju ette reetnud, vastus on niigi sul silmes ja nüüd juba reetsime ette, et K-tähega algab 4 tähte kokku ja kuskil on veel U-täht, kus ei reeda ette. Ma ei tea ka.
Sina võib-olla tead paremini ja kui tead, kui arvad, et tead, sellest piisab, tasub kindlasti helistada 9001020. Saate lõpuni pikka pidu ei ole, kui ma siin kella seierid vaatan, jälle marsivad nagu soldatid edasi, püüdes päeva kinni, aga jõua sina oma vastusega meie stuudioliinile. Võidustuudio liininumber on 9001020. Vastus on sul silme ees. Mis on ümbrikus K-tähega algav 4-täheline lind, kus on kuskil peitetud U-täht. U-täht on peidus, aga kus, seda ma ette ei reeda. U-täht on kuskil tõepoolest peidus. Ma ei kirjuta seda tahvlil üles, kuna ma ei saa kirjutada, kuna siis ma reedan ette, kus kohas see täpselt asub see U-täht. Kuhu ma peaks paigaldama? Mõtle sina parem. Mõtle. Kas ma näitan vastuse ette või pakub keegi selle 4-tähelise K-tähega algava linnu, milles on kuskil U-täht peidus? Ma ei taha näidata vastust ette, ma tahan stuudioliinile sind koos oma vastusega, kuna sel moel saan ma premeerida sind. Sina saad kasutada sealt veel siis 2 tähte. Muidugi võivad korduvalt olla, mina vastust ei tea, ma ei oska öelda, aga alati nende mängude puhul võib korduvalt kasutada neid tähti. 2 tükki on tarvis veel leida. K-tähega ta algab ja U-täht on kuskil peidus. Mis on peidus? Kas ma teen ümbriku lahti ja näitan juba ette teile, mis seal on või pakud veel? Kas sa tõepoolest ei tea? Ma olen peaaegu kõik ette reetnud, peaaegu kõik juba ette näidanud teil. Palun näe natukene vaeva, kui soovid 1000 euro omanikuks saada. Sa pead leidma 2 tähte. Võtame juba ümbriku kätte. Oi! Nii, õige vastus ümbrikus on mul käes. See tähendab seda, et mänguga hakkab aeg läbi saada. On tarvis õige vastus saada liini pidi siia mulle ette öelda sul, mis on sinu vastus, mis algab K-tähega. Kokku on tähti 4, tegemist on linnuga ja selle võrra reetsime veel hilisemalt ette, et kuskile on peidetud U-tähte. U-täht on peidetud kuskile siia, kuhu ei reeda ette. Mõtle ise, vaata, ekraanil on sinu vastus 1000 eurot väärt vastus. U-täht on kuskile tarvis paigaldada, kuhu? Ei tea, mõtle ise. Aga tõepoolest 2 tähte on veel tarvis otsida sealt ülesse, mida sa tahad kasutada, mis loomariigi esindaja sa leidsid sealt. Pea meeles, et K-tähega ta algab. Ja sellised vastused ei ole jõudnud veel tahvlile, ei ole tarvis jälgida. Ainult selle võrra, et K-tähega ta algab 4 tähte ja kuskil on U. Nüüd või mitte kunagi, aga ma arvan, et ikka nüüd on tarvis ära lahendada see mõistatus, see ülesanne. See on 1000 eurot väärt ja halvimal juhul siis 60 eurot, kui on vale vastus, aga muidugi 1000 on nüüd siis see õige, mida ma soovin siit välja käia. Helista kas või mitu korda, siis on paremad võimalused stuudioliinile saada. 1000 eurot on suur summa, tee sellega mis iganes hing ihaldab, aga peaasi, et on õige vastus jõudma stuudioliinile. Mingi lind, mis algab K-tähega, kuskil on peitetud U-täht ja kokku on tähti 4. Nii, et see tähendab seda, et 2 tähti on tarvis leida, 1 ja 2 kuskil. Millised tähed? Mina ei tea. Sinu töö on see ära lahendada. 1000 eurot väärt vastus on mul käes. Kohe saab saade läbi. Kes lahendab ülesande ära? Kes teeb selle tubli töö ära? Ole see sina, mul on tarvis raha välja jagada. Loodetavasti 1000 euro võrra. Siin on kallis lind mul siis ümbrikus peidus. Väga kallis lind. 4-täheline mingi lind, milles on U-täht olemas ja algab K-tähega. 1000 eurot, ma soovin seda välja käia. 1000 eurot võib olla kohe peatselt sinu oma. Kui jõuad veel välja valida sealt mingid 2 tähte. Sellest piisab, et otsid 2 tähte ülesse, kuna me reetsime. U-täht on kuskil, K-täht on esimene, see on kindel. Kuhu U-tähe paigaldad, seda ma ei tea. Aga veel 2 tähte, kasuta veel 2 tähte ja paigalda nad kuskile. Kui paigaldad õigesti ja on õige vastus olemas, see on väärt 1000 eurot. See saab sinu omaks, kui sa ütled mulle õige vastuse. See on mängu lõpp, tõepoolest seierid püüavad päeva kinni. Homme hommikul siis järjekordselt mängime TV3-ga Võidustuudios 9.10. Nüüd käime välja.
välja 1000 eurot kohe peatselt, kui sul on õige vastus olemas. Mis on see õige vastus siin? Mis on mul käes? Mingi väga kallis lind. Ei tea, mis kuldlind. See on selline väga-väga suure summa. Saan sellega sinule lennutada. 1000 eurot lausa linnulauluga sinu poole saata siis. Kes arvab ära õige vastuse? K-tähega algab. On kuskil, otsi 2 tähte sealt. Mingi lind on peidus. On ta vähem või rohkem tuntud? Ei oska mina öelda, aga 2 tähte on tarvis sul välja leida sealt. Mis võiks olla see lind, mis on peidus? Kes lahendab ära? Õige vastus on tarvis saada siia stuudioliini pidi mul kõrva ja kui see läheb täppi, siis sa ju tead, mis tegema pead. Kõigepealt valime välja 9.00 ja kui täppi läheb, siis pead mõtlema, mida rahaga peale hakata. Jõuab ta sul kevadele siis kasutusele tulla siin. Nii, minutiline kell jõudis tahvlile, paneme käima 3, 2, 1, 0 nüüd. See tähendab seda, et selle aja jooksul on tarvis välja valida 9.00, 10, 20 stuudioliin number ja kõigepealt vali mingi 2 tähte sealt. See on loomariigi esindaja K-tähega, mis seal on peidus. U-täht on kuskil siin ja 2 tähte vaata veel. Kui on vastus ükstapuha mis, peasid see on lind, mis algab K-tähega ja kuskil on U-täht peidus. See võib olla just see, mis on sinu üles leitud seal, see on 1000 eurot väärt. Sul on 33 sekundit aega välja valida stuudioliini number, milleks on 9, 0, 0, 10, 20. Helista kas või mitu korda, aga peasid sa stuudioliinile oma vastusega. See on väärt 1000 eurot ja vale vastus on väärt 60 eurot. 19 sekundit on veel aega. Mäng saab läbi, saade saab läbi, kõik saab läbi. Minul on tarvis siit minna koju, aga sina pead ütlema mulle õige vastuse kõigepealt ette, mis on siin ümbrikus olemas. Mis on olemas, ma tahan suurema summa välja käia, kell läks 0, oi kui kahju, aga nii kaua on sul võimalus ühendada ennast siia stuudioliinile. Nii kaua, kui pole telefoniliin helisenud, on sul võimalus välja valida 9, 0, 0, 10, 20. Kes on meie peaauhinna võitja? Mis F-tähega ütlesin võitja? Võitja. Kes on meie peaauhinna võitja täna? Ma loodan, et 1000 eurot on siis see, mida sa endale saad, kui sul on õige vastus muidugi. Õiget vastust ootan. Vale vastuse puhul käin välja 60 eurot, õige vastuse puhul 1000. Nii et ootan huviga. Oi, kuidas ma hoian sulle pöialt, kui sa vaid teaksid, kui sa vaid teaksid. Ja ma usun, et sinul on ka papin sees seal. Kuna sa tead, et kas saad 60 eurot või saad 1000 eurot, oleneb, mida sa vastad, mis on ümbrikus. Kõik sõltub sellest. Mäng saab tõepoolest läbi. Nüüd on tarvis keegi siia liini pidi. Nii kaua, kui pole kõnet jõudnud, nii kaua on sul võimalus. 9.00, 10, 20. Kes on meie tänane võitja? Ma pean minema siis stuudiost lahkuma, koju minema, aga mul on tarvis raha välja jagada. Mis on see lind, mis on mul siin ümbrikus peidus? Kas sinuni lendab see lind koos rahaga koos? Ma loodan nii. Oi. Saad sa endale ka tiivad alla, kui võidad 1000 eurot kindlasti. Nii, paku mulle siis, kui saad liinipidi ühendust kohe see õige vastus, siis ma saan lahti teha ümbriku ja kontrollida üle. Lobiseme siis edasi, kohe kui üle jääb. Küll stuudios võtab sinuga nagunii ühendust pärast produktsioon. Mänguaeg sai läbi, arvatavasti juba, või on veel hetk aega, 9.00, 10, 20. Jõuad veel. Õige vastus on nii kaua kinni, kui keegi pakub mulle mingi vastuse siia. Õige vastus ümbrik. Selle ma teen lahti kohe peatselt. Ja kes pakub, mida pakub, kuhu lennutame raha, kui palju raha, kohe selgub peatselt, kuna mänguaeg saab läbi. 9.10 homme TV3-ga mängime jälle, aga nüüd kohe peatselt avame selle ümbriku, teeme lahti, vaatame, mis seal on. Mis pakutakse välja? Näpud juba jälle sügelevad siin. Siin on kindlasti veel rohkem. Vaata, et telefon maha ei kukku ja et akut on ka. Teab õiget vastust, kes saab liinipidi ühendust, kes ühendatakse siia, kellel on midagi pakkuda. Kui palju raha saan välja jagada? Ma loodan, et 1000 ma hoian pöialt sulle, kes oled oma telefoniga liinipidi siia poole teel. Arvatavasti keegi... Hallo, mis on tänane õige vastus ümbrikus olemas? Ma pakun kurg. Kurg pakutakse välja. Ei olnud, see oli kagu. Kagu oli, aga 60 eurot saab sinu omaks, kuna see oli vale vastus igatahes. Kagu oli selline imeline loom. Kellele saan saata, kas te olete õnnelik?
Jaa, Mihkel. Mihkel ja 60 eurot on ju ilus summa, eks ole? Loomulikult. On ikka. Järgmine kord veel paremat õnne, mängi kas või homme hommikul kaasa. Aitäh teile, kallid televaatajad, ilusa mängu eest, oli põnev jälle ja näeme homme hommikul 9-10 TV3-gi. Ilusat teisipäeva jätku siis teile ja nautige päevast. Tšau!